tere, head kuulajad, käes on 9. oktoober aastal 2023 Geenius digisaaren teiega ja meie oleme kolmekesi siin, Hans Lõugas, Glen Pilvel, Meelis Väljamäe ja meil on nii palju rääkida, et hoidke mütsidest kinni, sest muidu torm viib seal ära. Esiteks, hingusele läinud internetiteenuse pakkuja pommitab heausklikke inimesi fantoomarvetega. Järgmiseks, uus meeletu pirakas iPhone, on ta siis hea või mitte, ei tea, saate teada. Google Pixel lahti volditav ja selle uus järglane kütab kirgi. Siis on meil käe peal olnud üks randmevõru, mis on nutikas. Samsungid on igas rindes peale tungimas ja äkki võime rääkida ka tehisintellектist. No nii, meil on siis saatekava üsnagi tihe ja sõidukava on väga tihe ja Meelis ütles siin saate alguses, et ilmselt kõige hämmastavam uudis viimasest nädalast oli see, et Levikom hakkas tegelema, ei saa aru millega. Ja ma olen ise... Raha kogumisega. Raha välja pommimisega. Minu nahk on siin väga mängus, sest ma kunagi võtsin enda Levikomi teenuse mitte koju, vaid linna välisesse, kus ei olnud muud internetiühendust elamisse. Ja ammu on see aeg möödas. Ja siis ma andsin selle üle tuttavale, kes sai eelmisel aastal Levikomilt kirja, et äri on kinni, rohkem internetti ei saa, Levikom lõpetab tegevuse, kõik lõpparve nägemist. Nii. Ja nüüd kirime oktoobrisse 2023, kui paljud inimesed, ma ei tea, kas need on 100 või 1000, on saanud kirja Levikomilt, et tere, hea klient, esitame teile arve seadmete renditeenuse eest, meie andmetel te pole midagi tagastanud. Osad inimesed on saanud ka veel arve internetiteenuse eest. Mõnel on see arve olnud paar eurot, minul oli näiteks 6 eurot. Mõnel on olnud see 10 ja on vist keegi olnud ka siin 3- ja 4-kohalised summad. Inimesed kirjutavad foorumites, mis toimub. Kuidas on see võimalik, et Tõnis Paltsi nime alt saadetakse kiri, mis näeb välja nagu päris värk, kuigi tundub väga mingi petukirja moodi või õngitsuskirja moodi olevat, aga kõik näeb juriidiliselt nagu õige. Ainuke asi, et mingit sisu selle taga nagu ei saa olla. Et siin on üks hingusele läinud internetiteenuse pakkuja mingi ärikeha, kus keegi tegutseb, on saanud klientide vist andmed ja siis pommitab neid täiesti suvaliste kirjadega. On täiesti hämmingus ja esiteks ongi see, et minu arust kõige jaburam on 2 asja. Esimene asi on see, et Tõnis Palts ise ütleb, et oi, et kõik on ju hästi, et inimesed ongi mulle võlgu ja suhtuge mõistvalt ja makske oma arved ära, eks ole. Aga samas on näha seda, et esiteks on see, et kus on saadud lõpparve, siis ei saa rohkem midagi nõuda. See on nagu selge, eks ole. Minu jaoks on suur probleem kõigi taoliste kaasuste koha pealt Eestis on see, et meil on olemas amet. Selle ameti nimi on Tarbijakaitseamet, kus töötavad muideks väga tublid inimesed, aga neil ei ole mitte mingeid õigusi sanktsioneerida, trahvida või panna firmasid kinni, et oleks tagumine aeg anda Tarbijakaitseametile rohkem õigusi. Sest et aeg on edasi läinud ja lihtsalt niimoodi näpuga viibutamine täna enam ei tööta. Jaa, sest tundub, et siin minnakse lihtsalt selle nagu rumala ja heauskliku inimese peale, otsimise peale välja, sest et... Ja mitte ainult. Ja aga tundub, et meil on suur hulk aadressi, saadame kõigile nendele selle kirja, paneme suvalise numbri arve peale, see näeb ametlik välja. Äkki nendest 1500 maksavad. Et kui sinu arve, toome näite, sinu arve oli 6 eurot ja võib-olla mõne euro arve on ka 60 eurot ja see on ka võib-olla selline summa, et kui sa oledki nagu tavaline tööinimene, kes ei ole jurist, siis tõenäoliselt on sul mõistlikum see arve ära maksta, kui hakata vaidlustama, kaebata kohtusse lõpuks, sest et vastasel juhul võib reaalselt tekkida oht, et kui see läheb kuskil makseregistrisse, siis sa ei saa enam laene liisinguid ja oled üldse nagu pahal 6 euro eest, eks ole. Ja tegelikult siin ongi see koht, kus keegi Tarbijakaitseamet või mõni muu asutus peaks selle käe ette panema, eks ole, ütleme, et see on õigustühine ja tegema ettekirjutuse, aga asi on nii on. Ja tegelikult see ei nõua ka väga suurt juriidist analüüsi näha, kui välja mõeldes see on, et Levikomi veebileht eelmine aasta pandi kinni pärast nende teenust. Nüüd on sinna aadressile kokku klopsitud ühed üldtingimused, mis on kribu kirja täis, aga isegi nende kribu kirja täis järgi ei ole alust, sest seal on kirjas, et kui meie teenus lõppes, siis me saadame teile 2 kuu jooksul arve ja pärast seda on kõik lõppenud. See on jah, siin puhas siuke pommimine. Ma arvan, et ärme rohkem kuluta, juba on saate alguseks läinud nagu närv mustaks ja pulss üles, et võtame nüüd järgmise teema ja ma panin järjekorraks esmamuljed iPhone 15, sest et minul juhtumisi nädala
ole päevi käes iPhone'i viimase mudeli sees kõige pirakam versioon. iPhone 15 Pro Max. Ja on jätnud erinevaid muljeid. Aga teie, kes te ütleme igapäevast iPhone'i ei ole kasutanud, kas teie arvates selle telefonis üldse on midagi kõneväärt või huvitavat? Mul on 2 küsimust kohe. Esimene küsimus on see, et kas sa oled proovinud iPhone'iga laadida muid seadmeid ja muude seadmetega iPhone'i ja kas oled ka segadust. Teiseks on see, et kas su telefon läheb meeletult kuumaks ja kas sa oled saanud juba selle uuenduse, mis selle peaks ära parandama. Ja kolmandaks on see, et kas 5-kordne optiline zoom on tegelikult nii, mitte kehv, aga mitte nii hea, kui Apple ise ütleb, nagu siin ülejäänud ülevaated väidavad. Väga head küsimused. Esimene küsimus oli siis see laadimine. Ma ei ole veel laadinud oma akupanka, sest ma tean, et tal peaks olema see power delivery nii nutikas, et kui akupangas on vähem voolu kui telefonis, siis hakkab telefon justkui nagu seda nõrgemat seadet toetama. Et siis sa ei saa akupangast maksimumi võtta, vaid hakkad akupanka laadima. Ma ei ole seda veel teinud, ma akupanka otsisin, aga ei liga üles kapist. Küll aga see USB-C, see kaabli osa on jah, kõik, kes kasutavad Androidi, ütlevad jah, siin ei ole midagi uut ja ei olegi midagi uut. See on lihtsalt väga-väga hea. Ma saan panna monitori järgi oma telefonile ja telefoniga ekraani jagamine toimib lihtsalt hetkega või mingid muud lisaseadmed. Et see no sul siiski on vaja sellist monitori, kus ka oleks need otsikud, USB-C siis või vastavat juhet või mis iganes. See vist päris, nüüd igaühel kohe selline monitorist nurgas ei vedele, ma pakuks või? Jaa, aga ütleme, et uuemad monitorid tegelikult ka ikkagi on kas lihtsalt USB-C või siis ka lausa USB-C power delivery, et sa saad laadida ka laptopi ja samal nagu pilti edastada. Ja selle laptopi asemel paned telefoni ja mul on ainult üks küsimus, millal nad peidavad sinna iOS-i sisse ära väikese iPad OS-i või midagi sellist, mis seda suurt monitori toetaks. Sest riistvara ja ühendavus on juba olemas, et ma saaks kasutada. No praegu sa näed seal suurel monitoril ikkagi seda sama pilti nagu siis telefoni ekraan, aga ta on suur. Just, lihtsalt nagu ekraani peegeldamine. Aga siin on juba liikunud ka mõned näidis, nupumehed on siis pannud Bluetoothiga või donglitega külge klaviatuuri ja hiire. Just. Ja siis kasutanud nii-öelda seda, aga kasutajaliides on siiski telefoni oma. Teine küsimus oli kuumuse kohta. Kiirlaadimisega läheb soojaks, aga mitte soojemaks kui paljud teised. Ei lähe üle normi. Isegi. Kui Instagrami lahti võtad, siis ei toimu mingit meile kuumenemist. Saab või see kasutus? Ei ole tähele pandud nagu ülemäära kuumeneks. Küll aga kindlasti uues iOS 17 on mingisugused kehvasti tehtud optimeerimisi, näiteks aku laadimisega. Seal on nüüd 3 aku režiimi. Nagu ka Androidil on tükk aega olnud kas siis maksimum 100 peale või siis optimeeritud laadimine, mis peaks olema nii, et läheb sul 80% peale ja siis arvab, millal sa võtad juhtme ära, enne seda läheb 100 peale. See arvamine on minu puhul nagu puusse pandud hetkel, et ta ei tea millal. Väga tihti ma võtan juhtme ära 80 peale. Et ma oletan, et siin on mingi masinõppe ei ole nagu aru saanud sellest veel. Ja kolmas küsimus on selle kaamera kohta. Mina ei hakanud väga nüüd seda Apple'i turundusjuttu etaloniks võtma, küll aga ma käisin ja tegin selle 5-kordse zoomiga proovi ja eriti filmimist. Pillikvaliteet on küll hea, jah. Kas ta nüüd on maailma kõige parem pillikvaliteet? Eks seal on ikka selline teravustamine on jõuline ja kontrasti juurde lisatud. Ta on väga hea kindlasti normaalsele silmale, proff võib-olla kritiseeriks. Küll aga mis on tõeliselt hea, on see pildistabilisaator. Et mida rohkem sisse zoomida, seda rohkem hakkavad need värinad tulema sisse. Siis on sellised värinate kompenseerimise jõnksud teistel telefonidel sageli. Siin on, pan on siis inglise keeles see liikumine, kui näiteks vasakult paremale kaamerat jälgid mingit liikuvat objekti. See on ikkagi nagu, ma ei tea, nende reelingute peal sõidaks sellega, et see on ime. Selle kohta ma küsin teilt mõlemalt ühe profülaktilise küsimuse või sellise teoreetilise küsimuse, ma ei ütle miks. Aga kas teie arvate, et optiline zoom või optiline stabilisaator on optilise zoomi juures oluline? Ehk siis, kus on suure zoomi kaamera, kas see vajab kindlasti optilist stabilisaatorit? Ma ei usu, et vajab, aga ma arvan, et isegi vist see optiline stabiliseerimine on juba nii vanakool, et see digitaalne stabiliseerimine on. Või ütleme niimoodi, et üldse stabiliseerimine korralik on seal oluline, eks?
ei no üldse ikkagi ma ütleks, et muidugi on oluline, et optilise puhul võib alati teoritiseerida selle koha pealt, et mida pikemaks sa ajad fookuskaugust, siis justkui seda kriitilisemaks muutub siis igasuguse stabiliseerimise nagu faktor, eks ole, et see kõik kordistub, et kui seal on sul... Ma kohe veel ei ütle, võib-olla ma ütlen, kui me sinna teemani jõuame ja kui me tänase teemani ei jõua, siis ma ütlen seda järgmine kord. Aga ühesõnaga, mis mul, ühesõnaga minu küsimus on otsas, aga on sul veel midagi öelda, mis on nagu... Ei, ma arvan, et mida iPhone'i huvilised või siis need kaalujad mõtlevad, et mis siin on uut. Nagu ma ütlen, et väga tihti on, sa võtad iPhone'i kätte ja see on täpselt nagu eelmine aasta mudel. Ja ongi, nad on väga-väga stabiilsed, on muudatused. Aga Pro Maxil on siis selline, see korpus on väga õnnestunud, ma arvan. See on selline, ei ole nagu külm teras, vaid on ümarate servadega on see korpuse viimistlus, mis on maitse asi jällegi. Ma arvan, et siin ei ole mingit objektiivset hinnangut ei saa väga anda, aga ta on õnnestunud. Ja kahjuks minu tunnen puudust sellest metalllülitist, mida sai siis lülitada üles alla. Oli selline vana anakronism veel selle vanade mudelite küljes, et nüüd on üks lisanupp selle asemel. Kuidas muidu, ütleme see, kuidas muidu aku nii-öelda vastu peab ja kõik on nagu enne või sa muidugi läksid vist üle üsna suure hüppega. Eelmine telefon ei olnud 14, sul oli midagi vanemat, eks ole. Mul oli 3-4 aastat juba vana XS Max lausa, 5 aastat või? Ei mäleta, terve igavik on mööda, sealt tulles on see hüppe väga suur. Aga aku on tal, nagu iPhone'ide aku on, et ta peab päeva ilusasti vastu ja kõvasti veel jõudu ülegi, aga ta ei ole kindlasti 2 päeva aku. Või siis ma kasutan teda ikka nii tõsiselt, et... No igal juhul võid sa öelda, et kui teil on siis 5 aastat vana telefon, siis kui te ostate omale 15 Pro Maxi, siis on teil nägu põhimõtteliselt ikkagi naerul, ütleme siis nii. Naerul on siis, kui te saate need Lightning juhtmed kokku korjata oma öökapilt, elutoast, autost, kõikidest kohtadest ja üks juhe alles. Et ma tegelikult märkasin, kui palju on vaja nüüd USB-C mõlemapoolse otsaga kaablid hakata ostma igale poole. Et need on vajalikud. No ega tegelikult ikkagi neil inimestel, kellel on veel kodus muidki Apple'i asju, näiteks võib-olla nende hulka kuulub mõni Maci või Apple'i klaviatuur, ja ohüllatust, selle taga on endiselt Lightning ots. Või ka mõni hiirepoisikene, kus taga on Lightning ots. Nii et ega nendest Lightning juhtmetest ei pääse veel nii pea. Ma arvan, et siin on see, et lõpetage enda piinamine järgi oskamale. Võite mulle osta võib-olla Apple'i klaviatuuri ja kindlasti mitte hiirid, see on kohutav. See on lihtsalt see koht, kus Apple'i asjad tihti tulid koos hiirega ja muide ma pean ütlema, et olles kasutanud nüüd, eelnevalt ma kasutasin ju aastakümneid igasuguseid Logitechi hiiri, mis olid sul käes umbes nagu lumepall ja ülimugavad ja kui iMac tuli koos selle hiirega, siis alguses tunduski see hiir nagu täiesti, ma ei saanud üldse aru, miks selline hiir on tehtud. Aga näed, ma olen seda hiirt nüüd kasutanud aastaid ja ma olen vahepeal proovinud, kui kasutada nüüd neid nii-öelda selliseid ergonoomilisi hiiri ja need tunduvad mulle talumatult halvad. Et näed, ma olen muutunud Apple'i inimeseks, mulle meeldib see sõrmedega hoidev hiir, need puuteplinnad seal peal ja kõik. Ja ma võtan sellise imeliku palli omale kätte ja ma ei saa aru. Nii et näed, et põhimõtteliselt ikkagi kõik sõltub sellest, kuidas sa harjud, mis sulle meeldib ja ma ei teagi, ma tahtsin rohkem öelda, aga sellel hiirel siis, mis mulle meeldib ja teistele ei meeldi, on all ka Lightning. Ja juhtmeva klaviatuuril ka on veel, kuigi nüüd on. Vist nendel AirPods Prodel on USB-C ots ja kõikidel iPadidel, Mac'idel ja küll me jõuame lõpuks ka selle hiireki korda teha. Nii see vist on, jah. Kuulge, aga põrutame ka edasi oma tiheda kavaga, sest et Apple ei ole jõudnud veel volitava telefonini. Ma arvan, et 5, 6, 7 aasta pärast jõuab sinna. Aga nüüd, Glenn, ma saan sina, et selle Pixel Foldiga. Sinu prognoosi kohta võib-olla kommenteerida, et kas see nüüd on optimistlik, on see iroonia või see on pessimistlik, ma ei saagi täpselt aru. Aga jah, et kui tõesti Apple, mis sa ütlesid 5, 6, 7 aasta pärast, siis me saame veel tükk aega rääkida Samsungist ja Pixelist ja kõikidest teistest telefonidest. Sa oled Pixel Foldiga nüüd möllanud. Me oleme mõlemad ja Meelisega voltisime seda telefoni, et jah,
see on nüüd esimene konkurent siis, mis on ametlikult Eestis olemas ja tuleb Samsung Foldi kõrvale. Esimene mulje ongi see sama, millest vist põgusalt oli ka juttu, et kui Samsung on siis teinud sellise hästi pika ja kitsa telefoni ja lahti voltides on ta portree, või siis kuidas see on eesti keeles piklik ekraani suhe, et vertikaal on pikem kui horisontaal, siis Fold on läinud teist metoodikat pidi siin lähenenud asjale ja teinud siis sellise telefoni, mis käes on niisugune lai ja madal ja kui ta lahti voltida, siis ta muutub selleks, mis on siis maastiku võtteks meil landscape ehk et nagu vertikaalne mõõde on siis väiksem kui horisontaalne ja eks see on nagu esimene asi, mille üle võib-olla siin üldse siis nagu arvamust avaldada, et kumb on siis parem, et mulle pean tunnistama, et olen ma ju palju selle Foldi kallal hambaid just eritanud, siis ma ütlen nüüd siis Galaxy, Samsungi Foldi. Et see ekraan on hästi kitsas sellises tavakasutuses, kuna ta on selline piklik telefon käes, siis see ekraani mõõt on horisontaalselt väike ja ta on pikk, mis tõttu seal peal sellised võib-olla mõnes mõttes elutähtsad asjad nagu klaviatuur või muud sellised asjad, mis peaks siis servast servani ulatuma, on lihtsalt hästi pisikesed või tillukesed, sest et servast servani on vähe maad. Aga teistpidi on seda Samsungi Foldi väga hea ikkagi hoida käes, et kui ma sain esimesena selle Pixli pihku, siis ma kohe hüppasin nagu rõõmust lakke ja mõtlesin, et see nüüd lahendabki selle minu probleemi, et klaviatuur on väike ja kõik on seal pisike. Selle probleemi ta tõepoolest lahendas. Aga see telefon on ikkagi käes nagu kuidagi talumatult lai, ma peaks nüüd ütlema, et ma täpselt ei saagi aru nüüd, et kas ma tahaks siis mingit sellist telefoni, mis on siin kahe vahel, sest et tõepoolest, kui sa võtad tänase sellise tavalise nutitelefoni pihku, ta nagu päris nii lai ei ole või ma tegelikult panen muidugi kõrvuti peaaegu, ta on nagu päris nii lai ei ole, ta on umbes võib-olla 0,5 sentimeetrit kitsam, kui on siis Pixel Fold, nii et Pixel Fold on hästi lai telefon ikkagi ja ta on suhteliselt madal. Nii et kui sul on juhtumisi lai ja madal käsi, siis on see form factor või vormi kuju kuidagi hea. Aga teistpidi ma olen nüüd hakanud kalduma peale seda kasutamist kuidagi hoopis sinna Samsungi poole tagasi, et hoolimata sellest kitsast klaviatuurist on seda Samsungi voltitavat telefoni hoida ikkagi parem käes. Ja teistpidi, kui ma teen selle telefoni lahti, siis Pixel Fold siis avaneb, nagu ma ütlesin, selliseks laiekraaniks. Ühtepidi on see hea, kui sa juhtumisi tahad panna kaks nagu telefoni nii-öelda kõrvuti. Et kui sa tahad siis kasutada multitaskingut, mida ilmselt muidugi telefonis enamik inimesi ei tee, aga sellises telefonis võiksid nad siis hakata seda tegema. Sest tõepoolest väga hästi mahuvad siia kaks sellist mõnusalt laia telefoni pilti siis kõrvuti, olgu see siis sul meil või kalkulaator või mis iganes asju sa tahad. Ja siis sa saad seal ühest teisi asju sikutada või neid vaadata, et see on kahtlemata uus kasutusmuster, millest tänane telefoni kasutaja ei tunnegi puudust. Aga kui sellega ära harjuda, see on hea, et Samsungi puhul, kui sa nüüd keerad telefoni lahti, siis need ekraanid kõrvuti pannes ongi nii kitsad, et kuidagi seda sa nüüd kohe kindlasti ikka vist teha ei taha. Aga teistpidi jälle, kus on see pluss sellel Samsungi asjal, ongi see, et kui sa tahad lihtsalt mingisuguseid veebilehti sirvida või mida iganes, siis tegelikult selline kergelt vertikaalse hõnguga vorm sobib nagu paremini. Sa võtad mingi uudistelehe lahti või ma ei tea, kas või kes siin vaatab meil Instagrami või Facebooki või mida iganes, siis iseenesest selline vorm ikkagi, kus sul on ekraan ei ole laiupidi käes, vaid on pikkupidi või nii-öelda kõrgus on suurem. See tundub nagu mugavam. Vaat selline kummaline mulje, et kui puhtalt nüüd vaadatagi seda telefonide küljesuhet, et see on täpselt nagu me Irtest rääkisime, ilmselt maitse asi. Et iseenesest, kui sa oled selline, ma ei tea, sarifilmi vaataja ja lööd telefoni kohe lahti, siis see lai ekraan on võib-olla parem. Et Samsungi pead sa siis keerama viltu. Et põhimõtteliselt need telefonid, kui me need omavahel siin nii pikalt jäi nendest rääkima, ongi nii, et lahti keeratuna siis ühe sa justkui peaks keerama 90 kraadi ja siis ta muutub nagu samalaadseks nagu teine. Aga üldiselt kvaliteedilt on ta selline, kui Samsung on nagu väga kuidagi ühes tükis ja kuidagi selline hästi tõesti nagu füüsilise viimistluse poolt ikkagi ei ole sealt peaaegu nagu midagi öelda, siis Pixli puhul natukene see ekraani, mitte et ta logiseks, aga kuidagi, kui sa keerad selle ekraani lahti, siis see ekraan ei lähe nagu päris lahti, jääb see nagu väike siuke lõtk, sa pead teda natuke veel väänama. Et nagu selle koha pealt võib siis natukene norida, sest et ega hinda vaadates on ikkagi ju Pixel täna grammikese võrra kallim, kui seda on Samsung. See vahe ei ole küll suur, Pixli eest kännukas, kes meile selle testimiseks andis, ikkagi täna on sunnitud küsima pealt 2000 euro natukene ja Galaxy Fold 5 saab ikkagi alla 2000 euro.
et noh, aku vastupidavus, noh volditavatel alati on ta väiksem. Pixelil on natukene suurem aku, aga Pixel on ka raskem telefon tunduvalt, et kui Samsung kaalub seal 250 grammi, siis Pixel Fold on 283 grammi. Ta on ikkagi päris tugev tükk käes. Vaat sellised välimuslikud esmamuljed, et ega ma siia sisemusse võib-olla väga palju ei tahakski takerduda, sest noh, kaamera osakond on siin väga hea. Siin taga on 5-kordne zoom, muide ka optiline. Ja kaamera kvaliteet on ju Pixeli telefonidel pigem olnud ikkagi väga hea kogu see tarkvara, et selle koha pealt kindlasti sellepärast ei tasu teda siis nüüd ostmata jätta. Kuidas aku peab? No vaat see ongi nii, et kuidas sa kasutad. Üldiselt ta peab ikkagi nagu hästi, et ka päeva saab hakkama, aga kui sa nüüd tõesti selle ekraani seal lahti lööd ja hakkad seal möllama, mida ma ei ole niimoodi metoodiliselt teinud, siis ilmselgelt võib see akuga kiiremini kuluda, aga noh, ei kuluda sugugi kiiremini kui Samsung, sest et aku on iseenesest natukene suurem mahult, eks ole. Ja, et noh, mina proovisin ka seda natukene ja ütlema, et see kinnitab nagu minu sellist veendumust. Kõik, mis Glen räägib, tundus ka mulle sama, eriti see, et see madal ja lai väline ekraan oli ka minu jaoks natuke liiga, eks ole, liiga lai. Ja kui ma seda enda kätte sain, siis seal oli ümber selline plastikust ümbris, kaitseümbris ja esimene asi, mida ma pidin tegema, pidin selle ära võtma, et ma muidu kasutan kõigi telefonidel, mille võimalik ümbrist, eks ole, et oleks lihtsalt turvaline ja midagi juhtuks, kui ta maha kukub. Siis selle ma pidin ümbris ära võtma, sest et selle koos kasutamine oli nii ebamugav, kuna tegi selle veel suuremaks. See oli veel suurem, jah. Ja teine asi ongi see, et ta ikkagi kinnitas seda minu jätkuvalt arvamust, kuigi ma tean, et päris mitmed inimesed ja eriti ka mitu sellist prominentset YouTuberit on väga sellise volditava, siis tahvliks volditava telefoni fännid, siis minu jaoks on ikkagi ta natukene, noh, ma ei julge öelda mõtet, aga ma ei leia selle enda jaoks nagu väärtust, et mulle meeldib see flipi tüüpi vertikaalselt volditav asi rohkem, et ta teeb küll selle ekraani suuremaks, kui ma tõesti tahan sellest 4-3 kuvasuhtega asjas midagi teha, siis ma saan ka natuke rohkem pinda või nagu Glen 2 äppi korraga lahti hoida. Aga ma näiteks võrdlesin, mul on siin käes praegu, mida ma igapäevas kasutan, on Samsungi Galaxy S23 Ultra ja panin YouTube'i mängima selle Samsungi telefoni peal ja siis lahti volituna selle Pixeli peal, panin nad kõrvuti ja siis see kasulik ekraani osa või see, kus see YouTube'i video konkreetselt mängis lai ekraanina, eks oli täpselt endiselt sama suur. Ehk siis ülejäänud selle Pixeli ekraan oli antud juhul raisatud, eks. Et teatud olukordades sa ei saa sellest lahti volitavast ekraanist lisakasu. Aga kui neil inimestel, kellel tõesti on vaja nagu tingimata 2 ekraani kõrvuti kasutada või 2 äppi kõrvuti kasutada, seal on sellest kasu küll, eks ole. Aga see inimeste hulk on ikkagi tõenäoliselt üsna väike, eks ole. Sellepärast ongi see selline tahvliks volditav telefon on ikkagi nišitoode, ma ütleks, et huvitav asi ja Google on teinud seda hästi ja muidugi tarkvara on neil väga, väga hea ja korralik. Ja, et no siin lihtsalt ennast korrates ja lisades ikkagi on see sama moment, et kuna kokkuvolditav telefon on ikkagi suhteliselt paks täna, siis see Samsungi lähenemine, et teeme sellise kitsa ja pika telefoni, mis on paks, on tegelikult käes hoida väga mugav. Et kuna ta on paks, aga kitsas, siis see justkui ei häiri see ta ongi natuke süka matsakam. Aga kui see telefon on lai ja paks, siis ei tundu kohe üldse hea, sest et kui sa nüüd võtad tavalise telefoni kätte, mis on lai, aga õhuke, on ta enam-vähem nagu polegi hullu, sa oled harjunud ja kõik on hästi. Aga ma just praegu siin selle jutu ajal neid omavahel võrdlen ja silitan ja ma saangi aru, et selline form factor vorm, et ta on nagu lai ja paks, see ausalt öeldes jätab õhku kahtlused, et mitte öelda kõhklused, et Samsungi võtad praegu kätte ja ta nagu tundub süke kohe nagu valatud. Teda on hea hoida käes. Tõsi, see miinus on see, et see väike või kitsas ekraan ei mahuta suurt klaviatuuri, aga sa siis Samsungi lööd alati lahti. Nii et mis mind selle Samsungi puhul siis nagu häiriski, kui võrrelda, oligi võib-olla see, et ma kogu aeg pidin tegema telefoni lahti, kui ma tahtsin just kui midagi sellist vähegi suuremat teha. Pixel Foldi puhul ma ju ei pea telefoni kogu aeg tegema lahti, sest ekraan on laiem ja sinna mahub rohkem. Aga teistpidi, kas ma nüüd üldse siis tahan teda niimoodi lahti teha, nii et sellised segased kokkuvõtted siin on, et nad on lihtsalt erinevad, aga ma ütleks, et keskmise inimese käe jaoks tundub praeguse paksuse puhul see Samsungi mõte
mõtteviis nagu töötavad ikkagi paremini. Ma tean, et Pixeli puhul on ju tegelikult siin uudiseid meil veelgi, et Google ei ole puhanud. 8 tuli välja. 8 tuli välja ja 8 on eelmisest 700 eurot kallim, nii siis pro-versioon kui ka mitte pro-versioon ja tegelikult ega see riistvara seal nagu tohutult palju parem ei ole, natuke parem on ta loomulikult nii protsessor kui muud asjad, aga 2 asja, mida nad teevad, esimene asi on siis see, et mõlemad on tarkvara poole pealt tegelikult, esimene asi on see, et neil on tohutus koguses uusi tehisintellekti ja AI-ga pildiparandus ja videotöötuslahendusi, mis tegelikult enamasti töötavad pilves, nad müüvad see telefoni küll sellena, et näed, sa saad nagu endale ägedaid pilte ja videos tegeva telefoni. Tegelikult on see kõik see Google'i pilvemaagi ja mis nagu telefonist väga palju sõltu, eks ole. Ja teine asi, mis on nagu väga suur asi ja me võime võtta selle väga suure lõputäie soolaga, sest kui just eelmine saade me rääkisime, kuidas Google järjekordse asja ära tappis, milleks oli siis Google Podcast, siis Google lubab Pixel 8 seeriale 7 aastat tarkvarauuendusi, turvauuendusi ja uute võimaluste lisamist. Nii et see on absoluutselt parim, mida praegu ükski telefonitootja pakub. Kuni aastani 2030 siis. Just. Kas Google seda lubadust peab, see on omaette küsimus, sest et uskuda me seda väga ei tasu, teades Google'i varasemat poliitikat, aga tahaks loota, vähemalt lubaduse mõttes on see ikkagi väga-väga head teretulnud tulemus. Telefonid iseenesest on muidugi väga head ja jällegi on probleem selles, et eks ole, et Eestis need nii-öelda advanced võrguasjad ei taha toimida, 5G, voice over LTE, voice over Wi-Fi, aga ka siin on tegelikult erinevalt näiteks Motorolast on väike lootusekiir, sest et koos Pixel 8 tuli välja ka Android 14 Pixelitele ja Android 14 on sees, kuigi ametlikult operaatorid seda kinnita on vähemalt Telia puhul olemas siis 5G voice over LTE ja voice over Wi-Fi tugi nii Pixel 7 kui 8. Elisa puhul on need samad asjad välja arvutud voice over Wi-Fi ja voice over LTE 5G tugi sees Android 14 järgmise feature dropi betas, mis peaks jõudma, mis on kvartaalne, siis selline uuendus, mis peaks jõudma detsembris või jaanuaris. Tele2 puhul ei oska öelda, aga ühesõnaga, et tundub, et see Pixeli selline Eestis reaalselt kõigi asjade töötamine jõuab ka järjest vaikselt ja kindlalt lähemale ja see on väga tore asi. Et üks asi, mis veel tuli, eks ole, on siis uus Pixel Watch 2 kell, millel on nüüd kõvasti uuem sisu ja mille aku peaks paremini vastu pidama, et seda me ka tegelikult tahaksime ilmselt lähitulevikus testida. Glenil, sul on kogemus ju eelmise mudeliga, eks ole, oleks hea võrrelda või? Jah, eelmine mudel oli iseenesest ilus, aga sai kohe tühjaks seda, me mäletame. Just, et nad lubavad, et uuel kestab aku paremini on ka palju võimsam. Jah, ma tahtsin öelda, et ja muidugi see, et kui Pixel ikkagi jõuaks siia nagu siis kuidas me ütleme siis ametlikult või see võib-olla ikkagi võiks ka tähendada natukene sõbralikumaid hindu, sest täna on ikkagi kõik, kes seda müüvad, kännukas samamoodi nagu omamoodi sellises sundolukorras, et sisuliselt ei ole seda võimalik lihtsalt siin odavamalt pakkuda, eks ole, et kui me vaatame dollari hindu ja euro hindu, siis need käärid on ju täiesti nagu kummaliselt suured lausa. Ja, sest esiteks on see, et Eestis Pixelid müüvad, eriti kännukus, kes on nii-öelda maaleju ja rollis, peavad need ostma Euroopa avatud turult mingi vahendite kaudu ja lisaks sellele nad peavad võtma oma kulule ka garantiihoolduse, sest et Google ise on ametlikult Eestis garantiihooldust ei paku, et kogu see logistika ei ole odav ja sellepärast nad ei saagi müüa neid sama hinna kui kuskilt Saksamaalt Amazonist ostes. Sest seadmed on ju head, aga võiks maksta natuke vähem ja oleks kohe veel paremad. Ja võiks olla ametlik tugi. Kuulge, aga võtame järgmise teema. Äkki jõuame kiiresti tutvustada ka Xiaomi uut käevaru. Meelis, mida sa oled kandnud? Jaa, ta on mul siin käe peal, ta on selline pisike. Xiaomi on tegelikult ju olnud, tegelikult on Xiaomi maailma suurim aktiivsusmonitoride müüja. Ehk siis nende käevarud on kõige populaarsemad juba aastaid. Ja ega see uus võru tegelikult nagu välimused, kui see peale vaatad väga palju erine, aga tegelikult on sees nagu erinevust omajagu. Loomulikult on paremaks jäänud kõik need samad asjad, mis nagu tavaliselt paremaks lähevad, et ekraan on natuke parem. Ekraanil muidugi üks suur uuendus on see, et ekraanil on nüüd automaatne eredusreguleerimine. Natuke võib-olla aeglasem, aga töötab väga hästi, kui sa oled toast õue, siis ekraan läheb klõps eredamaks. Ekraan on 60 Hz, vana oli vist alla 60 Hz isegi. Nii pisikese ekraani puhul väga okei. Lisaks on siis see, et talle mahub ära natuke rohkem infot. Ta on natuke raskem, kuna ta on metallkorpus, eelmine on plastikkorpusega.
aga samas ta on ikkagi koos rihmaga mingi sihuke 25 grammi, nii et kui ta käe peale paned, ega sa väga ei tunne, et ta käe peal on ja sellepärast on ta väga hea une jälgimiseks. Une jälgimine töötab täitsa okeilt, samuti suudab ta siis päevased uinakuid tuvastada, proovisin järgi. Aga muidugi need andmed ei ole nii täpsed, kui nad on mõnedel kvaliteetdokumentidel. Mulle meeldib see kommentaar. Ma tahaks olla põhitöökohana, tahaks tegeleda päevaste uinakuste testimisega erinevate seadmete. Usu mind, et hakkab igav. Mina testisin nädalavahetusel seda. Aga iseenesest... ma ikkagi tegan teist korda veel vahele, kas metallist korpust teeb ta nagu peenemaks. Ma mäletan, et Xiaomi bändid on toredad, aga nad plastik avaldavad hästi odava mulje. Ja nüüd on üks kõige suurem uuendus üldse on see, et kui varem oli Xiaomi bändidel niimoodi, et ta käis nagu sellise kummist ümbrise sisse, mille küljes oli siis need käepaelad, eks ole, või need otsad. Siis nüüd on niimoodi, et ta käib sellise magnet pluss pistikutega külge, küll ei ole ta standard kellarihmeks, siis sa peab ikkagi ostma nagu Xiaomi enda omasid, aga neid on neil valikus nüüd palju, neid saab eemaldada ja üks oluline asi on veel see, et esiteks see, et ta ei käi ka laadima enam sellise ümbrise sisse, vaid tal on sama laadija, mis on Xiaomi tütarfirma Redmi sellel kellakuivuga aktiivsusmonitori, millest ma ka üks hiljuti rääkisin, eks on maksis alla 100 € ja oli GPS-iga. Et on sarnane selle, täpselt sama laadija kasutab ja täpselt sama tarkvara kasutab Xiaomi Healthi, aga kus nüüd on erinevus on see, et lisaks selle, et siia saab panna endale kummist või nahast rihmasid, saab teha kahte asja. Esiteks on see, et sa võid selle ära võtta ja panna siia külge sellised kinnitused ja nende kinnituste külge saab panna kas siis sellise metallist naiseliku käerihma või sellise keti nii-öelda, eks ole, mitte rihma, või saad sa riputada selle kaela ja see Xiaomi müüb siis erinevaid kaelakette selle jaoks ja selle kaelaketil tuleb selline metallist magnetiga kinnitud tagumine külg, ehk siis sa ei näe seda, mis siin taga on, laadimiskontaktid ja siis pulsiloendur, eks ole, et jätab sellise ilusa accessori mulje ja kolmas asi on veel, lisaks müüb Xiaomi siis tossu külge käivad sellist kummist ümbrist, millega saad seda klipida tossu külge ja siis ta on sul nagu väga täpne sammulugeja, eks ole, et kuna GPS-idel sees ei ole, kui seda sporti teha, siis see võimalus on olemas. Ma ise neid proovida ei saanud, sest ei seda kaelarihma ega ka seda tossu kinnitust komplektis ei ole ja mulle neid ei antud. Aga iseenesest lõppude lõpuks ikkagi, kui sa tahad nagu väga kerget, väga lihtsat ja väga odavat aktiivsusmonitori oma sammude kalorite lugemiseks, võib-olla mingite trennide jälgimiseks, loomulikult GPS-idel ei ole ja muid selliseid asju. Aga kuidas siis jooksmine toimub? Jooksmine toimub niimoodi, et ta salestab lihtsalt su samme ja liikumist, et sul olema mingi GPS-iga telefon kaasas. Ja hästi kerge, hästi mugav ja ma ütleks ikkagi endiselt, nagu ma arvan, selle raha eest kõige mõistlikum aktiivsusmonitor. Hinnaga on küll see probleem, et kõik need uuendused on hinna tõstnud natuke üles. Praegu Eestis müüakse teda siin ja ilmselt ametliku soovituslik müügihind on 55 €. Ilmselt ta kukub varsti alla selle maagilise 50 € piiri ja ma ütleks, et selle raha eest, kui ta kukus alla 50, ta on päris korralik. Nii et selle raha eest saaks soovituse. Teine küsimus jällegi see, et kas me peaksime moraalsete kaalutlustel Xiaomi tooteid ostma, nagu me eelnevalt rääkisime, kuna nad ei ole idanaabri juurest ära tulnud, aga tehniliselt on see igati korralik aktiivsusmonitor ja võiks täitsa, nende inimestega saavad lihtsalt aktiivsusmonitor, mis samme loeb, kalorid loeb ja lisaks on veel see, et tal on siis 150 erineva spordiala, mida ta suudab tuvastada või mida ta suudab jälgida, eks ole. Enamus neist muidugi ei ole väga nii täpselt kui Garminil või Apple Watchil või nii edasi, aga siiski, et täiesti arvestatav kogus. No kui seda omale siiski kaela riputad, siis ilmselgelt 1,2 vist jääb nagu ära või me ei kujuta, kus ta on. Kusjuures lisaks on see, et selles konfiguratsioonis kella seadete saad siis valida, et kas ta on sul käe peal, kaelas või tossu küljes. Ilmselt sellega seoses ta midagi softis muudab. Ise ta ei tuvasta ühesõnaga. Selge, minust on need odavad seadmed tegelikult mõnikord väga huvitavad, eriti kui on hästi tehtud. Muidugi nad ei tee kõike seda, mida kallid, aga nad on huvitavad. Kuulge, räägime nüüd veel enne, kui täitsa saade läbi saab. Pool on juba läbi saanud. Räägime nüüd äkki mõnest uudisest. Esiteks selline teade Facebookilt, Facebooki emafirmalt. Ei ole veel vist ametlik uudis, aga vähemalt võiks seda oodata, et Meta võib hakata pakkuma Euroopas Facebooki ja Instagrami kasutajatele tasulist
teenusepaketti, millel on siis reklaamivaba versioon. Selle taga on surve Euroopa Liidult, kuna Euroopa Liit karmistab andmekaitsereeglid ja üks võimalus nendega siis toime tulla, et inimesed saaksid platvormi kasutada nii, et nende andmeid reklaami müügiks ei kasutata otse, anna see kulu inimese enda kanda. Et kes maksaks Facebooki eest 10 eurot kuus või Facebooki eest 10 eurot kuus, seda ma ei tea. Kes maksaks Instagrami eest 10 eurot kuus. Ma enam ei üllatu millegi üle, vaadates, kui palju inimesi töllab ringi endise nimega Twitter nimelises platvormis ja kannavad uhkusega sinist linnukest, mille eest tuleb ka hulk raha välja maksta iga kuu. Aga teie, kas te lähete tasulisele Facebookile üle? Ma ei ole läinud üle ka isegi tasuta Facebookile veel. Et selles mõttes ilmselgelt on see vastus ei, aga teistpidi ma nagu näen, et kui antakse selline valikuvõimalus inimestele iseenesest, et valikuvõimalus ei ole ju paha, et kui sul oleks võimalus valida, kas sa maksad või vaatad, siis võib-olla miks mitte, et võib-olla ajab kedagi marru see reklaami vaatamine seal, eks ole. Aga jah, et ma ei saaks nagu kuidagi halvustada seda ideed, et tegelikult ärimudelina see ikkagi idee, et kasutaja võiks maksta võimalikult tihti, aga võimalikult vähe, on osutunud ju väga elujõuliseks tegelikult igal pool peaaegu. Mingid täiendav sissetulekuallikas või inimestele, kes nõuavad rohkem näiteks, see on väga ebaselge, mille täpselt kehtestatakse, mis nõudmised Facebookile. Siin on seotud ühe kohtuasjaga, millega järel justkui Facebook peaks inimeselt võtma ennem nõusoleku, enne kui tal reklaame näidatakse, mis paneb kogu selle Facebooki toimimise mudeli pea peale. Et sa ei saa enne hakata nõustuma nende reklaamidega, mida sulle näidatakse selle põhjal, millest sa mõtled, räägid ja tegeled ja kus sa käid, sest nende pealt tulevad reklaamid. Aga ikkagi, kui tuleb olukord, kus on variant, et kasutad tasuta Facebooki ja siin kõik sinu mõtteid peaaegu digitaalset jalajälge kasutad reklaamimiseks versus siis see, et sa maksad näiteks kas 6 eurot, 10 eurot või muide läbi käinud ka 13 eurone kuu hind, kui sa tahad seda kasutada mobiilis, et siis on veel kallim. Vaata, see piir on ju iseenesest selle koha peal alati, et nagu ma ütlesin veel, et valikuvabadus on siin väga teretulnud, kui seda võib usaldada seda pakkumist ja teistpidi ma kuidagi ei tahaks ka maha teha nagu seda mõtteviisi, et kui mingi usaldusväärne firma minu andmeid kogub ja minu jalajälge analüüsib ja nende põhjal teeb mulle toredaid soovitusi, siis see ei ole ka minu jaoks kuidagi nagu halb, et ma saan muidugi aru, et ma võiks öelda, et et ta saab teada statistikana mingit väga suurt big datat kõikide inimeste kohta ja võib-olla seda hoopis salaja veel kellelegi kolmandale müüa ja igasuguseid konspiratiivteooriaid saab ju loomulikult koostada lõputult ja need andmed on väärtuslikud. Aga teistpidi ma tunnen ka seni ikkagi personaalselt natukene puudus sellest, et kuna mul on näiteks YouTube'i see premium pakett, siis ma ei näe YouTube'i reklaame. Ma maksan iga kuu sinna mingisugune 8 eurot või mis iganes see on. Aga ma mäletan neid aegu, kui mul ei olnud seda paketti ja mõnikord ma jäin täiesti vaatama, sest need reklaamid olid head. Ma olen selles saates vist seda ennem ka rääkinud, et mulle tegelikult meeldiks nagu see võimalus, et mul oleks kuskil osakond neid oma personaalseid pakkumisi kasvõi nagu sirvida. Et praegu on selline must ja valge maailm, et ma maksan, siis ma olen kohe nagu täiesti ära lõigatud sellest ja kui ma ei maksa, siis mul tuleb uksest ja aknast sisse asju, millest ma siis võib-olla tõesti 80% üldse ei taha vaadata ja lähen närvi ja vannun. Aga ma tunneks puudust nendest ülejäänud 20%, mis võib-olla annavadki mulle mingisugust uut teadmist või uut infot või mida iganes, eks ole, mis on minu huvidega. Me oleme ennem selle teema üle vaielnud ja mina jätkuvalt ei meeldi mulle see nüüd ajakirja formaat, kus ma pean maksma ja samal ajal saama ka reklaame, isegi kui ma olen maksma natuke vähem ja mulle tundub, et erinevad voogedastusplatvormid just seda teed lähevad, eks ole, et järjest rohkem siin käivad kuulutud, et Netflix samuti püüab tõsta
hinda uuesti ja siis teha järgmised nii-öelda reklaamiga paketid, kus sa saad maksta vähem, eks ole. Et ilmselt lõpuks lähebki kõik selleks. Aga minu küsimus on pigem see, et mina näiteks, minu kogemusi on väga erinev Glenni oma selles mõttes, et mul on ka paljudes kohtades lubatud nii-öelda personaliseeritud reklaamid ja Facebook ja Google teevad väga hästi, mis mind huvitab, eks ole. Ja ma ei näe nagu häid reklaame ja ma ei tea, kas see on nagu minu spetsiifiline või Eesti spetsiifiline, ma olen kunagi aastaid tagasi, kui Instagram nagu sai populaarseks, siis seal räägiti hästi palju, USA-s räägiti sellest, kui head on Instagrami reklaamid, kui kunstipärased nad on, kui ilusad nad on, kui ilusad tehtud nad on, kui kvaliteetsed, et nad ei olegi nagu üldse reklaamid. Ja siis mina siin Eestis nägin täpselt samasugust hambapasta reklaami, et ma nagu ei saanud küll aru, et seal nagu erinevus oleks olnud Instagrami ja teiste reklaamipakkujate vahel. Et mina ei ole veel näinud, ma olen näinud üksikuid reklaame, mis on tõesti huvitavad ja nagu kaashaaravad ja võib-olla tõesti võiksid näha. Aga see on kaks probleemi. Esiteks see, et neid on ülivähe, et neid ei ole 20% või neid on 0,2% kõigist reklaamidest, mis mul näidatakse. Ja teiseks on see, et kui sa oled seda 3 korda näinud, ega 4 korda vaadata ei viitsi ja tihti näidatakse ikka sama reklaami sadu korraks. Ei no siin on lihtsalt, et mitte ajada segamini. Ma ei mõelnudki seda, et ma tahan kangesti maksta ja siis kogu aeg vaadata isegi neid 0,2 või 20% reklaamidest. Ma tahaks seda, et kui ma maksan, siis on mul kusagil eraldi tääb, eraldi sakk, minu reklaamid. Vaata pakkumisi. Just, ja ma võin sinna klikkida, kui mul on igav ja vaadata võib-olla seal neid samu kunstilisi ägedaid reklaame. Et mul oleks see valiku võimalus lihtsalt olemas, sest et mina jälle erinevalt ütleks Meelisest, et mulle, ma ei ütleks see protsenti 0,2, et ma sattusin tõepoolest YouTube'ist vaatama mõnikord isegi, ma ei tea, kas see on reklaam või reklaamfilm, lausa mingisuguseid 3-5 minutilisi asju, mis olid ka sponsoreeritud. Ja nad olid huvitavad, et vaatasid lõpuni ja said aru, et sul ei määritagi otseselt mingit toodet nii-öelda võib-olla pähe, aga võib-olla kaudselt siis määriti. Aga loomulikult, kui see tuleb mulle vägisi, kui see tuleb igal juhul, nii et ma ei taha seda vaadata, ma vaatan parajasti mingit filmi või videot ja mulle prõmaki tuleb see reklaam sealt uksest sisse. See on loomulikult halb, eriti kui ma maksan, et siis ikkagi, et minu nagu idealistlik maailmapilt oleks, et kui ma maksan, siis mul jääb võimalus neid oma personaliseeritud reklaame kusagil sirvida, kui mul on selleks tahtmist, vaat siis oleks väga tore. Nii on, kuulge, aga see oli siis diskussioon, mis lähtus uudisest, et võib-olla Facebook küsib teilt raha. Mis uudised veel silma kõrva jäid, Glenn, sa tahtsid kiiresti jagada meil infot, mida suudab tehisintellekt teha? No jah, mina olen nagu see, kuidas ma ütlen, tehisintellekti advokaat meie saates, et kui võimalik on, siis ma teen kohe oma suu lahti ja ütlen midagi AI-st. Et jäi silma selline tore uudis, et prooviti siis AI jõudu pakkimisel. Ehk kui seni kõik me teame, et me pakkime siin zippide ja rarridega ja igasuguste asjadega, mis siis on siis see kadudeta pakkimise formaadid, eks ole, mis tegelikult on ju väga, kuidas ma ütlen, väga ammu olemas ja väga olulised, et saaks ikkagi siis suhteliselt väikse vaevaga palju või väikse mahuga palju andmeid edastada. Siis selgus, et keelemudel, mis on mõeldud pigem teksti jaoks, selle keelemudeli peal, mille peal seda testi küll tehti, oli siis Chinchilla 70 miljoni parameetriga mudel üllatuslikult pakkis paremini, kui seda tegid siis spetsiaalselt PNG või siis FLAC-i algoritmid, mis siis üks on siis meil pildipakkija ja teine on siis väga kuulus audiopakkija. Et need vahed olid, võin kohe protsente lugeda, et kui tavaliselt ütleme siis PNG puhul jääb alles ligi 60%, 58,5% pildi originaalsuurusest. Ja FLAC suudab siis kolmandiku võrra kokku pressida muusikat, ilma et siis kvaliteet kaoks, mitte ajada siis segamini MP3-ga, eks ole. Siis see sama Chinchilla nimeline keelemudel sai hakkama niimoodi, et PNG puhul 43% jäi alles ainult pildist. Eelmine puhul oli siis see 60% ja erinevalt FLAC-ist siis audiofailist jäi järgi kõigest 16,4%. Nii et peaaegu siis ütleme, et 2 korda paremini kui FLAC, mis siis suutis 30% audiofaili vähendada. Ja siin eriti tasubki arvestada ju seda, et nii PNG kui FLAC on spetsiaalselt tehtud selleks. Nad ongi spetsiaalselt ehitatud pakkima. Ja siis äkki tuleb üks Chinchilla, kes on tehtud selleks, et sinuga vestelda ja üllatust. Ta nii muu hulgas pakib, nii et tolmab.
see tuletab mulle meelde ühte suurepärast telesarja nimega Silicon Valley, kus siis tüübid leiutasid parema algoritmi pakkimiseks ja tegid sellest firmat ja konkureerisid Google'i paroodiaga, nii et see on nagu esimene punkt, et Chinchilla teeb selle algoritmi, et nüüd tuleb see ka siis nii-öelda tooteks teha ja massidesse viia. Loodame, et Chinchilla saab hakkama sellega. Jällegi viitab sellele, eks ole, et ikkagi noh, kas me kasutame siis sõna tehisintellekt või mis iganes me selle keelemudelite iseloomustamiseks kasutame, on võimeline looma täiesti käega katsutavalt, mõõdetavalt uut kvaliteeti, mis justkui ei ole üldse selleks mõeldud. Ja muidugi siinkohal võib-olla siis, kui juba ma sain mikrofoni oma kätte, et AI-st rääkida, ma tahaks selle siis ka öelda tarbija nõuandena ära, et olgu, et see tõepoolest juba avaldus vist veidikene varem, peaaegu meie eelmise saate ajal või varem, et kes on ikkagi huvilised nüüd pilte omal AI poolt laskma joonistada, siis Microsofti otsingumootor nimega Bing nüüd teeb seda, et DALL-E, kuidas iganes seda öelda, ta on see suurepärane pildijoonistaja, mis siis teebki pildi, kui sa sinna otsingumootorisse kirjutad, et palun joonista mulle mingisugune 10 tiivaga lennuk või 6 jalaga draakon, siis ta ka seda kohe teeb ja need pildid näevad välja väga ägedad. Ma proovisin ka ise järgi, ma olen küll neid tõsi küll proovinud ka siin erinevaid ja teisi ja võrrelnud, aga nüüd on ta siis nii lihtsalt seal kättesaadav ja hetkel ei pea selle eest keegi midagi maksma, kes juhtumisi. Kusjuures ma peaksin seda proovima, sest et lisaks sellele Bingile on tegelikult ju Microsoftil tuli välja ka Copilot, mis on istub Windows 11 sees ja mis on mul installitud ja see Copiloti nupp on mul siin kohe käe pärast, aga ma pärast proovin seda, et kas temaga saab nagu sama asja teha, sest see mootor peaks ju olema sama, eks ole. Jah, no mina kasutan Bingi läbi Skype'i. Jah, isegi mitte läbi brauseri, vaid läbi Skype'i äpi põhiliselt. Läbi Skype'i. Ma olen Skype'i kasutanud 10 aastat. Mul on Skype'is mõned kontaktid, mul on seal mõned väga olulised kontaktid ja mul on seal ka Bing. Su vanas Ford Escortis on nüüd uus elektrimootor, kõlab mõnest nii. Mul oligi, miks ma ei kasuta Skype on seepärast kõik liikusid ära Skype'is kuhugi mujale. No, minul on jäänud sinna mõned väga, väga toredad kontaktid ja Bing on nende hulgas. Bing on üks minu kontakt Skype'is. Ja Bing on väga hea kontakt ja joonistab mulle nüüd ka pilte. Muide, Bing on omandanud küll ühe uue väga tüütu harjumuse, kui ma juba Bingist räägin. Nimelt igasuguse vestluse lõpus Bing pakub mulle nüüd välja, et kui ma soovin, siis ta võib sel teemal kirjutada mulle laulu, luuletuse või koodi. Kas ma soovin seda? Nii et ükskõik mis teemal ma Bingiga räägin, ta on nagu silke kaval müügimees, ta ütleb alati lõppu, aga muide, mõtle, kui ma tahan ikkagi seda laulu, siis ta teeb selle mulle. Ma peaks teile ütlema, et austus, ärgu küsigu seda mullest rohkem. Microsoft kasutab oma selle AI tehnoloogiaks ju seda OpenAI loodud komponente, kuna olles nende suurim rahastaja ja ootame, millal järgmisena jõuab Bingi, siis tegelikult väga huvitav asi, millega ChatGPT nüüd on suuteline hakkama saama. OpenAI tutvustas mõni aeg on siis nägemine ja kuulmine ka. Ehk siis rohkem mingisuguse meedia esitamine talle, mida ta siis suudab sünteesida, muuta tekstiks, kirjeldada või midagi, mis on nagu selline siis vastupidine näiteks tallile. Kui sa kirjeldad midagi ja sellest teeb pildi, nüüd ka on siis see toimub teistpidi. Ehk siis selline, need kõik, mida me ootame ühelt intelligentsilt, on need mõlemapidised võimed on olemas. Ma lisan siia lõppu veel 2 kiiret asja. Üks on siis see, et kui me ennem rääkisime Google'ist, nüüd rääkisime Microsoftist, siis Google teatas selle Pixeli üritusel ka seda, et nende assistant saab nüüd siis Bardi toe, ehk siis läheb ka intelligentsemaks, ammu oodatud, eks ole. Ja teine asi on siis see, et kui me rääkisime sellest, kuidas Tali ja Bing joonistavad pilte, siis Pixel telefonid ja Pixel 8 seerial on olemas seadetes võimalus lasta AI-l teha taustapilte ehk wallpaperid, ehk sa ütled talle samamoodi, et tee mulle siin üks must maja rohelise metsa sees, ta pakub sulle välja variandid, kus on peal must maja rohelise metsa sees, et suvita. Ja muidugi siin, kes ei ole tõesti seda proovinud, võib-olla küll meie saate kuulajad on nii palju huvilised teadlikud on, aga kui te juhtumisi ei ole ikkagi seda pildijoonistajaid proovinud, siis ma ütleks küll, et proovige, sest et see kvaliteet, millise kvaliteediga kunstiteosed sealt saabuvad lihtsate küsimuste peale.
on ausalt öeldes päris hämmastav ja muidugi millest me siin praegu ei räägi, aga ma jätan omale võimaluse tehisintellektist võib-olla kunagi veel rääkida, on ka ju audio puhul teeb tehisintellekt igasuguseid imepäraseid trikke ja see läheb nagu sinna patta natuke selle sama asjaga, mida Hans juba mainis, et just nimelt see nägemine ja kuulmine. Et kui seni jah, see keelemudel on selline tekstipõhine suhtlusviis, siis ausalt öeldes ma ei jõuagi ära oodata seda aega, kui tõesti tehisintellekt võiks näha näiteks läbi minu telefoni või ka kuulda ja saada sellest siis nii aru nagu inimesed ehk et piltlikult näha puude taga metsa ja mingisuguses audioloos erinevaid pille. Mina tahaks näha palju lihtsamat asja, ma olen sellest varem ka rääkinud, aga võiks tulla mõni tehisintellektiga fototöötusäpp, mis suudab vanad skaneeritud, filmis skaneeritud või pildilt skaneeritud pildi teha nagu kvaliteetseks või tänapäevaseks või lihtsalt võhendada seda säbru ja detaili suurendada. Et must miljon äppe on igal pool App Store'is, kes seda teha lubavad. Mitte ükski neist ei tööta normaalselt ja üheski neist ei ole kasu, nii et ootan huviga, kuni see päriselt nagu tööle hakkab. See peaks olema lihtne tegelikult. Selge pilt, ootused on paigas, aga ma arvan, et nüüd ootame kõik järgmist nädalat, sest siis on meie saade tagasi, aga tänaseks ütleme kõigile nägemist.